Nii, aga tuleme siis Believe Code'i juurde. Et Nii. miks on see sinu arvates siis see Believe Code kõige sügavam tasand ja kuidas on niimoodi, et üks nähtamatu sisemine uskumus, nagu sa ise ütlesid ka, mõjutab siis nii suhteid, raha, tervist, keha, tööd, isegi seda, kuidas me maailma tajume, mida me näeme. No me selle tegelikult juba nii palju rääkisime sellest, siin ma ei oskagi nagu midagi öelda, et tegelikult keegi ütleb, et väga suur osa, kui me räägime sellest materiaalsest plaanist, no sellest meie siin olekust, eks ju, me räägi meie endistest olekutest, kui saab niimoodi öelda, siis tegelikult tundub, et see Believe Code on iga asja taga. Isegi sinu tervenemine. Vaata, kui huvitav fenomen on, sellest meil ka oli eraldi nagu õppe, kuidas öelda, tunnid. Tihti räägitakse, vaata, see oli placebo-efekt. Inimesed nimetavad seda sõna, jälle see sõna, eks ju. Aga nad isegi võib-olla ei saa lõpuni aru, mida see tähendab. Siis nad räägivad, sa mõtlesid selle välja, sellepärast sul anti nagu tühi piller, eks ju, ja sul oli efekt. Aga püstitage küsimus, come on, kui sulle anti tühi piller ja sa said, olid võimeline sellega nagu leevendama seda, tähendab, see töötab. Okei, aga see tähendab, et see on seotud sinu uskumustega. Lihtsalt tavaline meditsiin seda ei tõesta, ta pigem tood seda näidet, seda placebo-efekti näidet nagu negatiivset, eks ju. Et see on placebo-efekt. Tegelikult see just näitab seda, et tegelikult kõik see töötab. Kõik sinu kavatsus, sinu uskumus, et sa saad olla terve, see töötab. Tegelikult keegi ei räägi, see muide on seotud selle sama afirmatsiooniga, sul on tihti räägitud, et afirmatsioonid ei tööta. Kõik teavad, mis on placebo, aga keegi ei tea, mis on nocebo. Nocebo on vastand. See tähendab seda, et kui sa usud, et sa ei saa terveneda, siis sa ei tervene. Ja see on nii võimas mehhanism. See kuut ette, sellest võib eraldi, see isegi seal on mingid keemilist nagu sidet, seda võib kõike seletada, kuidas see nagu aju töötab ja kuidas see kõik töötab, see on selline pikk lugu ja ma ei ole selleks nagu valmis, eks ju, aga on ka selline fenomen ja see tähendab, et vaadake, et tegelikult kui võtta, siis uskumused on igal pool, igal asjal, igal pool on ta all see uskumus, eks ju. Küsimus on selles, et kas siis nagu teatud probleemiga, mis on tekkinud juba füüsilisel tasemel, minna läbi Believe koodi, ma ütleks ei, ma kohe seletan, mille pärast, aga kui ta juba on tekkinud, saad aru, tegelikult Believe kood koristab selle, mille pärast ta on tekkinud. Eks ju, ja Believe kood töötab väga aeglaselt, selles mõttes, et see on, kujutage ette, et see on nagu, teil on nagu arvuti ja seal on mingid programmikesed, seal, ma ei tea, erinevad programmid, eks ju, äpid, aga uskumus on teie BIOS, teie arvuti BIOS, teie operatiivsüsteem. Ja me vahetame seda operatiivsüsteemi, tehti mitte tervet, aga teatud osast vastavalt siis sellele intentionile, sellele probleemile ja sellele elu aspektile, mida inimene nagu püstitab, eks ju. Ja me lahendame seda, aga see on seotud iga asjaga ümberringi. Ja küsimus on selles, et kui sa tahad kiiresti lahendada, me sellest ei rääkinudki, et tegelikult emotion code koristab päris kiiresti. Mul on olnud, nagu ma rääkisin sõbrast, kellel 3 emotsiooniga läks valu seljast ära. Nii, et see töötab päris kiiresti. Vahest on seda mitte iga kord, aga vahest on näha seda efekti, kohe siin, online. Laks ja läks see valu ära, eks ju. Body code töötab natuke aeglasemalt ja siis Believe code töötab põhjalikult. Selle efekt võib olla, kellelgi on siin tulnud nädala pärast, kellel 2, kellel 3 kuu pärast. Kõik oleneb, seda ei saagi jälle öelda, nagu ma ütlesin, et me isegi ei tea, kuidas see kõik töötab, eks ju, me lihtsalt saame seda leida, seda koristada, sellega tööd teha, aga miks see on nii, see on selline juba palju keerulisem küsimus, nii et ma ütleks, et uskumised on iga asja taga. Kui ma ei tea, kas vastasin küsimusele või? Jaa, ei, absoluutselt. Ma täiustaks seda küsimust juba selle nurga alt, et okei, meil on uskumused enne, et osad tulevad lapsepõlvest, osad tuleb meie vanematest, nagu sa mainisid, osad tulevad, ma ei tea, traumadest, võib-olla ühiskonnalt endalt mingid survestused. Ma ei tea, võib-olla on siis ka lõpuks siin võrrandis juba siuke spirituaalsem lähenemine, et võib-olla on ka eelmiste, ma ei tea, olemasolevate inkarnatsioonide mingi tulemus, päritud, mitte päritud, aga siis mul on siin pandud siukse märksõna, et meil on false core identity. Ma tahaks, et seda nagu täpsustaksid lahti, mis see tähendab, eks ole. Ehk justkui nagu vigane identiteet on see eesti keeles äkki või, et on
et kus see tekib ja mis asi see on, sest mulle tundub, et see on siis false identity tekib siis või core identity tekibki siis nendest teistest mitte siis minu enda uskumusest. Võib ka nii olla, see võib üldse pärandatud olla tervenisti, see faulty core identity, üldse faulty core identity meie süsteemis tähendab see, kuidas mina seostan, see on küsimus, kes olen mina vastavalt sellele intentionile, mis meil on raha, see tähendab, kes olen mina raha suhtes, kui see on näiteks suhted. Kes olen mina nende suhete suhtes. See on see, kes mina olen. See on see sinu identiteet, see oled sina. Sa lihtsalt näed ennast sellisena. Sa kirjeldad ennast niimoodi. Järgmine tase, siin võiks olla näidata seda puud, ma ei tea, kas me sinna jõuame. Jälle oleks vaja nagu, me võime seda seletada, pärast sa paned need pildid sinna nagu peale. Nii, aga mõte on selles, et see on see, kes sa nagu oled, see tegelikult on see kõige alumise, tavaliselt see faulty core identity tekib kuni 7 aastat, sellepärast, et sinu aju töötab teta režiimis. Teta režiim, see on praktiliselt see, kui sa jääd magama, see on nagu hüpnoos, eks ju. Ja see tähendab seda, et sa usud kõike, mida sulle ütleks näiteks vanemad või siis oled näinud televiisorist või veel kuskilt, et see on täpselt nii. Kui sa vanemad ütlevad, et maa on kandiline, siis teatud aeg sa võid lindistada sellise või salvestada sellise programmi, eks ju. Seepärast, et see kriitik peas, see laine muutub alfaks kuskil peale 7 aastat, siis tekib see mitte kohtunik, aga see kriitik siin tee peal, see valvur, eks ju, kes siis ütleb, ei, kuule hakkame nüüd analüüsima, eks ju. Enne seda, tegelikult see võib olla kuni 8 aastani, võib kelle 6 aastani, aga see on see teta režiim. Ja selles režiimis sa võtad selle info nagu true. Ongi kõik. Ja kui see on pärandatud, siis ta on pärandatud. Ta võib olla sinu enda tekitatud mingite mäletad emotsioonide baasil, võib olla üldse nagu soovitatud. Näiteks kui iga päev sulle räägitakse, ma ei tea, piltlikult sama asi, ütleme, ma tegelikult tõin juba näide, et ma ei taha mehele minna, kujuta ette, sulle kogu aeg iga päev räägitakse, perekond on ja, tuleb kindlasti paari teha, tuleb kindlasti peale, siis mingi päev sa tuled kööki ja isa lööb ema ja siis ta mõtled, kuule, come on, ma ei taha seda teha. Aga see tekib emotsioon, ta tiirleb sinu sees, käib ringi see emotsioon ja lõpuks sa võid tekitada mingi selle, et kuidas mina seda näen. Mina kunagi ei taha olla paaris. Nii, umbes niimoodi, kui me räägime. Et see on siis see baas, seda tegelikult leida nagu tavaliste igasuguste nagu praktikatega on tunduvalt nagu keerulisem, eks ju. Ja siin peab märkima, et see on meie süsteemis nagu sellest belief koodis, see on siis see alumine, see on siis see muld, sellepärast, et meie näeme seda hakkan seletan selle ära. Seletan ära, muidugi, näitame inimest. Nii, et meie siis näeme seda probleemi, mis on siis vastavalt inimesel, me saame püstitada küsimust, et kas siis on siin eraldi olevad uskumused ja me võime leida neid. Või tegelikult põhiline, näiteks psühholoog võib ka kiiresti leida, sa võid isegi ise näha teatud osa nendest mustritest endal. Aga tegelikult meil on nagu kõige ütleme, tugevam osa selles süsteemis on see, et me küsime, kas on süsteem, kas on tekkinud juba mingi süsteem. See süsteemi me näeme nagu puud, eks ju. Ja siis see faulty core identity, see vigane põhiidentiteet, see on siis see muld ümber juurte. See muld, kus kasvab see puu. See juured võtavad sealt seda vahla, seda energiat, eks ju. Nii, siis on vigane põhiuskumus, see on siis juured. Kui see esimene vigane põhiidentiteet on see, kes olen mina, siis tihti, mitte iga kord, aga tihti vigane põhiuskumus on see, kuidas mäletad, ma rääkisin, et iga uskumus tahab kuidagi endale seletada seda situatsiooni, mis toimub. Ja siis see vigane põhiuskumus hakkab seletama endale, kuidas ma näen maailma, kuidas näeb välja maailma läbi selle, mis on minu identiteet, eks ju. Nii, siis ta seletad selle endale. Ja siis järgmine on ju piiravad uskumused, neid võib olla juba rohkem, sellega sa seletad, kuidas selles maailmas käituvad inimesed. No see on selline standardskeem, ta võib tegelikult veits keerulisem olla. Ja juba lehed, see piiravad uskumused, see on siis tüvi. Ja need lehed selle puu peal, see on siis juba negatiivsed programme, neid võib olla rohkem, näiteks tavaliselt ka 4. Neid võib olla rohkem, see on see, kuidas sa siin juba käitud, nad juhivad juba sinu nagu käitumist. Ja muideks kõik nad võivad olla
pärandatud, võib olla pärandatud terve süsteem. See tegelikult juhtub harva, siis tegelikult sessioon venib väga pikaks, sellepärast et seda süsteemi nimetatakse paralleelsüsteem, sellepärast et meil on mitu süsteemi. Praegust ma seletasin kõige tavalisemat, basic. On olemas süsteem keerulisem, kus sul on see muld, sul on juured, sul on 2 tüvi ühest juurest ja 2 krooni. Ja tavaliselt nad konflikteerivad omavahel, väga huvitav. Ma leidsin endal, et ma vihkan naisi ja teises selles tüvis oli mingi piirav uskumus midagi, et ma ei taha olla naine. Ühesõnaga konflikt, ka selline konflikt, väga huvitav. Endal leidsin sellist, kui tegin ennast. Nii, ja siis on olemas paralleelsüsteem. See tähendab seda, et teil võib olla 3 puud, see tähendab 3 korda pikem seanss, 3 puud, kus 1 puu on isalt, 1 puu on emalt ja siis sa nende baasil tekitad 3. puu. Ise enda puu. Nii et võib isegi terve süsteem olla pärandatud, eks ju, vanematel, eks ju. Endistest eludest ei. Meil sellest ei räägita ja ma ise ka seda ei usu, pigem eelmistest eludest tuleb emotsioon. Ja selle emotsioon kuidagi sind nagu mõjutab. Aga tegelikult, kui me räägime inkarnatsioonidest, üldse sellest värgist esoteeriliseks, millest me täna ei räägi, siis tegelikult see, et sul on juba see, et vanemad ja sa said nendelt, juba see on sellesse sinu inkarnatsiooni sisse õmmeldud. See, et sa täpselt on nii, kuidas ta on, eks ju, aga sellest me täna ei räägi. Nii, okei. Nii näeb siis välja uskumussüsteem. Nii, kui nüüd rääkida... Tule tuuliga veel natukene lähemale. Okei. Ja no kui nüüd rääkida sellistest asjadest nagu, no konkreetselt, kuidas see praktika veel välja näeb, eks ju, näiteks võtame edasilükkamine nagu probleemi. Nii, kujuta ette, et sul, nüüd me peame, kuidas me otsime neid, me otsime neid ülevalt alla. Et me leiame alguses programmid, siis piiravad uskumused, siis põhiuskumuse ja siis selle identiteedi. Nii, kui me nüüd vaatame seda skeemi, läheme alt ülesse, et lihtsalt seletada, kuidas see on tekkinud, see on nagu arusaadavam, eks ju. Kuigi otsime või see identifitseerimisprotsess käib nagu ülevalt alla. Nii, oletame, edasilükkamine, nii. Teie olete lapsepõlves kogu aeg vanemad kuidagi kogu aeg kritiseerivad sind. Et küll see asi sul on niimoodi ja teine asi ei ole niimoodi ja siis sa salvestad sellise programmi, ma ei ole piisavalt hea. Kõik, sul tekib selline mina, no mäletad, kes olen mina? Mina ei ole piisavalt hea. Nii, kõik tekkis selline uskumus sul. Nii, identiteet isegi, mitte uskumus. Nii, elad edasi ja siis tuleb põhiuskumus. Muudatused ei ole ohutud. Mille pärast? Nii kui ma hakkan midagi uut välja mõtlema, mind jälle kritiseeritakse. Nii, ma tekitan sellise põhiuskumuse, muudatused ei ole ohutud. Ja siis juba hiljem tüvi on, ma kardan muutusi. No põhimõtteliselt sama, aga see on nagu maailm, et ei ole mõtet nagu seda teha, eks ju. Ja siis juba tekivad programmid, aga veel ei ole aeg käes. Ma pean venitama kummi natuke, ma ei ole veel valmis selleks, et seda midagi nagu teha, eks ju. Me ju tegeleme edasilükkamisega, eks ju. Või kui ma alustan, kindlasti rikun midagi ära. Vot sellised juba programmid võivad tekkida. See on siis nagu loogika. Nii, kui me vaatame raha suhtes näiteks, siis võib olla niimoodi, et see põhiidentiteet, oletame, sa oled laps ja köögis kogu aeg vanemad, laua taga, riidlevad raha pärast, et raha ei ole piisavalt hea. Ja sulle ei meeldi, et nad riidlevad. Ja sa lindistad programmi, raha võrdub konflikt. Nii kui jutt on rahast, nii on konflikt, sul tekib põhiidentiteet, raha on konflikt. Nii, peale seda sul tekib piirav uskumus, kus on raha, seal on probleemid. Selline põhimõtteline maailma probleem, et ma näen maailma igal pool, kus on raha, tekivad probleemid. Nii, siis sul tekib selline limited belief, see tüvi. Rikkad inimesed on isekad. Sellel asuvel sa tekitad sellise uskumuse, rikkad inimesed on isekad ja siis sellest tuleb välja, ma ei saa endale lubada olla rikas. Ja siis tekib selline situatsioon, et sinu alateadvus tähendab sinu teadus, kes tahavad, no come on, ma ju tahan ka raha teenida, eks ju. Sina vajutad sellele gaasipedaalile ja sinu alateadus vajutab pidurile. Ei, come on, see ei ole ohutu, ära tee seda. Vot niimoodi näeb see välja. Ja pidur on võimsam. Antud kontekstis, jah. No tegelikult ongi võimsam, sellepärast, et muidu ei oleks seda probleemi, me ei oleks sellest teadnud, me ei oleks sellest rääkinud. Nii, suhted näiteks. Okei, kujutage ette, et te olete selline noor laps, hästi aktiivne
kogu aeg midagi teete ja kogu aeg kuskil mingi vaas kukub, läheb katki, veel midagi ja vanemad kogu aeg ütlevad, no kuule, küll sa oled selline ja küll sa oled selline. Teil tekib programm, minuga on midagi valesti. Et ma ei ole selline nagu kõik teised. Tekib selline põhiidentiteet. Siis edasi tekib selline uskumus. Mind ei saa usaldada, sellepärast et ma ei ole selline. Ma seletasin selle statemendi, see põhiidentiteedi, seletasin niimoodi endale ära. Nii, mind ei saa usaldada, siis tekivad need limiting belief. Kui lähen kellegiga nagu lähedamale, lähenen kellega, siis tekib valu nii mul kui võib-olla sellel inimesel. Ja see on sinu usku. Ja siis tekivad juba programmid, et kui inimesed mind päriselt tunneksid, ei armastaks nad mind. Mul on turvalisem olla üksi, kõik. Ja täpselt sama dilemm. Inimene tahab suhteid teadlikult, tahab suhteid, alateadlik vajutab piduri peale. No, see ei ole ohtlik, ära tee seda. No niimoodi näeb see... Jumala kurb ju. Vabandust, ma ei saa siin midagi parata. Ja no, see on siis nagu meie selline vaatenurk selle. Aga seda kõike saab muuta. Jah. Aga võtab aega. No võtab aega see töötlemine, see protsessi, aga nagu ma ütlesin, see võib olla terve mets neid probleeme, eks ju, ja sa lahendad ühe probleemi ja võib-olla selle sama probleemiga näiteks, no tegelikult vaata omavahel rääkides, kõik on seotud omavahel. Isegi ükskõik, mis probleemi me praegust ei lahendaks eraldi sinul, eraldi raha, eraldi suhteid, eraldi edasi lükkamist, näiteks. Kõik on seotud. Vaata, kuidas puud kasvavad metsas. Kroonid ju nii kuidagi omavahel seotud, eks ju. Ja tegelikult me juba rääkisime, et kõik on omavahel seotud. See tähendab seda, et lihtsalt me valisime selle nagu selle fookuse ja antud momendil see hetk alateadus otsustas niimoodi. Siin on veel väga tähtis aru saada, et kõik muutub. Kui te tulete täna minu juurde ja me teeme midagi ja kui te tulete homme, ühe ja sama intentioniga võib situatsioon olla erinev, seepärast, et teie olete erinev. No tegelikult ka mina, aga kuna mina töötan selle kallal, ma kogu aeg üritan olla see puhas leht, aga ma ei ole ka ideaalne selles mõttes, et minu enda nagu olek mõjutab ka seda mingil määral, eks ju. Aga teie muutute. Ja sellepärast isegi erinevatel praktikutel võivad olla praktikalt ühe ja sama nagu fookusega, võivad näha välja erinevalt. Seepärast, et iga praktik on eraldi nagu kogemus, eks ju, mingile probleemile. Nii et seda saab teha, aga palju neid, nagu ütleme, palju neid puid seal välja tuleb ja palju on vaja koristada. No, see on nagu raske öelda, ma olen endal nagu päris palju juba töötanud, aga kui me räägime klientidest, siis... on inimesi, kes on juba esimese raksuga saanud nagu tulemuse, aga mitte niimoodi umbes, et kui inimene tuleb rahendama, no näiteks mingi näide toon raha probleem, üks minu hea tuttav, tuleb tegelema sellega, teen talle seansi, leiame seal midagi, nii läheb vist paar nädalat mööda ja mina nagu ootan seda tagasisidet. No ma tegelikult tean, et meil isegi õpetatakse niimoodi, et kui öeldi niimoodi, et Igor, kui teed belief koodi seansi, palu kliendil võtta viltpliiats ja kalendris see päeva ümber ja unustada sellest päevast ja tulla sinna tagasi 3 kuu pärast ja siis võrrelda ennast siis ja nüüd. Seepärast, et vahest inimene üldse seda ei näe, ma räägin seda teist case'i ja räägin, seletan praegu ka huvitavat. Nii. Ja mis sellel inimesel toimub, et nagu selline tunne, et nagu midagi ei ole, aga inimene ju ootab, eks ju, come on, et ma tahan ju rahalisi probleeme lahendada. Siis see inimene läheb sellest igapäevasest orava rattast välja, sõidab kuskile puhkusele, nähtavasti kuidagi see süsteem annab järgi, no ma ütlen see kontrollsüsteem, mis on inimesel ikka, ei ma pean tegema seda, mul peal on graafik, ma pean teenima raha, bla. Täpselt nii. Ja täpselt see niimoodi olema ja siis ta kuidagi lõdvestub, läheb kuskile reisile ja järsku sõites rooli taga saab aru, come on, mingi shift on toimunud. Kõik, ma järsku sain aru, et ma ei väärtusta ennast, et ma kogu aeg määrin kliendile pähe, mitte määrin, vabandust, et ma pakun kliendile mingit teenust ja ma olen nõus kukkuma, ma ise ei usu, et ta seda maksab sellest 100 raha ja ma kogu aeg lähen nagu allapoole, et ma ei väärtusta ennast ja ta järsku saab aru, kõik, ma ei ole selline. Ma olen väärt kõige paremat ja vot see shift toimub. Kas see nüüd otseselt toob peale seda kohe raha? Ei, aga see muudab inimest, muudab seda taju.
kõik see ja juba see on teine inimene. Palju aega läheb, pool aastat, aasta selle jaoks, et nüüd saavutada see raha. Aga see, et see inimene vaatab juba hoopis teiste prillidega, optika on juba teine, kõik. Vot niimoodi see toimib. Ja see on fundament. Ja see on fundament ja no ma nagu ütlesin, et see on fundament, eks ju. Ja siis see teine case seal ühel tuttaval noorel nagu naisterahval. Seal oli niimoodi, et seal oli pull-situatsioon, me vist lahendasime mingit suhete probleemi. Et nagu, hea mingi suhete probleem oli. Ja helistan seal mingi nädala pärast vist ja tavaliselt ma tean, et võib tegelikult ära keerata 3 päeva pärast või päeva pärast. No selles mõttes, et see kõik, mis me sinust leidsime, see, saad aru, see oli kuskil ära peidetud, eks ju. Ja me tõstsime kõik selle nagu muda üles, eks ju. Ja nüüd ta võib sul olla mingi reaktsioon sellele. Nädal, 1, 2, 3 päev, ei tea, võib olla ka nädal, eks ju. Aga see on nagu iga pisvunn, mis peab küpsema ja välja tulema, eks ju, et ennem teravneba see probleem ja siis nagu ta laheneb, eks ju. Ja siis helistan talle mingi nädala pärast, küsin, et come on, et hello, et kuidas asi läheb, et hästi, väga hästi, aga ma tahtsin helistada sulle 3 päeva tagasi ja saata su perse. Et ma vihkasin sind, et nii sitt oli olla. Et täitsa kuku pikali. Ja et ta mulle ei helistanud, eks. Aga umbes selline efekt oli. Ja siis tekib ja siis tekib hoopis teine nagu tajumine. See on nagu see tervisekriis, mis räägitakse, et läheb hullemaks korraks, võib minna ja siis toimub see nagu change. Ja. No mõnel on ütleme, et ei ole midagi, näiteks ma tegin, ma vist rääkisin sulle ka, Ukrainas tegin ühte kõrget ametniku munitsipaal ühes linnas, kes siis muretses selle pärast, et poeg on rindel. Rindel. Ja nii, rindel, ja. Et ta on rindel ja töö, kuna selline amet on kõrge, eks ju, kõbin käib seal, raha nagu liigub, eks ju, ja kõik nagu üritavad nagu jala ette panna. Kollektiivis ma mõtlen, eks, et jube. Nii, ütles, et lahendame seda, et ma olen kogu aeg ärevil. Nii, ma kujutan ette Ukrainas, kujutad ette seal pommitatakse iga päev, nii. Siis ma tegin seda sertifitseerimist endale, tegin teile ilma rahata selle sessiooni, kuna mul oli seda student portfooliot. Tegin ja et ma käitusin selle reegli järgi, ma lihtsalt unustasin temast, sellest inimesest, nii. Siis mingi aeg tuli mul meelde, mõtlesin, ta ei kirjuta, okei, see selleks. Läks kuskil, see oli kuskil juuni või juunikuus ja siis oktoobrikuus ta kirjutab, et kuule, Igor, kogu aeg mõtlen sinu peale, otsustasin nüüd sulle kirjutada, et ikka ei suutnud, mina juulis ja praegust olen 2 erinevat inimest, absoluutselt. Nii, olen õnnelik, läksin töölt, sellelt rikkalt töölt läksin ära, ma ei taha rääkida, millega ta praegust tegeleb, aga läksin sellelt töölt ära, täielik rahu sees, poeg on ikka rindel, aga rahu on, et ma usun, et kõik saab, näed, sellise juhtub, 1 sessioon, eks nii. Aga mõni inimene on teinud, siin on teinud tegelikult ärevusega, ma olen teinud ikkagi ühes sessioonist on, see ei ole sellist shifti, et sa saab, ja selle tüdruku suhtes, kes siis tahaks mu perse saata, vabandust väljenduse eest, nii, sellega oli niimoodi, et tegime talle seda, ta tegi tegelikult belief koodi ja emotion koodi ennem seda veel. Ta juba teadis seda, ta juba usub seda, nagu ütleme, seda süsteemi ja seda protseduuri. Aga ta ikkagi nähtavasti sisemiselt ei osanud endast nagu midagi öelda, sest ise endale inimene on ju raske öelda, mida. Siis ta läks mingi sõbrannega kokku saama, siis ta rääkis mulle, et sõbranne nägi, et sul on hoopis teine inimene. See on teistsugune ja siis ta alles sai aru, et midagi on nagu, mingi shift on käinud. Ennem ta isegi ei saanud sellest aru. Et see on selline fantastiline asi, aga jällegi küsimus on, kui sügav on probleem, kas sa ühe korraga selle lahendad ja kas sa ise selleks oled valmis. See on nagu uskumuse peale, saad aru. Mina tegelen sinu uskumustega, kas sa ise usud seda, et see on võimalik. Ja selgub, et inimesed räägivad, ei, aga sa tee ikkagi niimoodi, et mina ei usu ja sina teed. See ei ole võimalik. Ei, see ongi see sama fenomen, miks ma pean küsima teadlikku luba. Sellepärast, et kuna mäletad sa alguses küsisid, et kuidas töötab, me sellest pikalt ei rääkinudki, eks ju. Kuidas töötab üldse mingi trigger ja mingi situatsioon alateaduses. Ta töötab niimoodi, nii, väljas on sul trigger, nii, mingi sündmus, nii, sinu teadus saab selle signaali, nüüd ta peab seda kuidagi tõlgendama, aga kuna mälu on väike,
kuhu ta pöördub? Ikka arhiivi. Arhiiv on alateadus. Nii, näed, reageeri selle peale niimoodi. Vaata, 2 aastat tagasi mind ammustas koer. Sa kõnnid mööda tänavat, eks ju. Ja kuskil augub koer. Kaks inimest kõrval. Üks võtleb, oi kui mõnus kutsu, eks ju. Teine kõnnib, vau, mind ammustas koer, kuigi koer on seal 300 meetrit. Ai, mind ründab koer, kõigile bumps ja stress. Kust see tuleb info? See info tuleb andmebaasist. See ei tule teadusest, see tuleb alateadusest. Nii, aga kuna ja tegelikult näed, see on ühesuunaline tee, me rääkisime, kuidas sa reageerid, aga kuidas sa õpid jalgratast sõitma? Vastupidi, vastu tee. Teadlikud teed. Alateadusele meeldib korduvus. Kordad, mille pärast need uskumused jäävad nii kinni. Kordamine, stressisituatsioon ja see kiindumus on sügavam ja selle samal uskumus. Seepärast isegi uskumus võib olla erineval tasemel, saad aru, selline kerge uskumus ja selline, no nagu mina kirjutasin Toltekide grupist 5 kiindumust, eks. Sul võib olla see erinev tase, eks. Selle. Nii, ja siis toimub vastupidine protsess. Alateadus kogu aeg surub peale, ratas, sõidan ja alateadus lihtsalt lõpuks lindistab selle programmi ja sa sõidad rahulikult autoga või rattaga, nii. Nii et see on two-way, saad aru, see töötab niimoodi, see ei tööta niimoodi, et niimoodi. Ja see tähendab seda, et kuidas me saamegi seda muuta. Me ju rääkisime just, et alateadus ei taha seda muuta, oletame, aga sa teadlikult ütled, ei, kõik, mina rohkem niimoodi elada ei taha. Ma tahan seda muuta. Ja kui sa seda ei ütle, no siis tegelikult mõnikord mingid emotions koodi seansid nagu toimivad. Aga tegelikult see on väga keeruline probleem. Kuna sinu teadus, no ei, tegelikult isegi kui sa lubad, siis on okei, ja kui sa oled üldse selle vastu. No mul on, see on ka naljakas situatsioon, kuidas ma kogu aeg naeran üle selle, mul on klient, kes teeb päris palju ennast. Ja ükskord ta tuli minu juurde ja no ta teeb tavaliselt bodycode'i enamasti. Ja tuleb ja räägib, et kuule, mul on ema nii haige. Et saad ravida minu ema. Et sa oled ju, kunstnik, eks ju, mitte kunstnik, aga võlur. Et ravi. Ma ütlesin, okei, no problema, ütle, mul on vaja teadlikku nõusolekut. Ei, ta mõtleb, et see on kõik jura, et see ei toimi. Ma ütlesin, ei, vabandust, siis mina ei. Kui tema ütleb teadlikult, et ta tahab seda teha, siis ma teen, sest see on mõtet. Muidu ma ei hakka isegi, see on eetiline küsimus üks ja teine asi, et see lihtsalt võib mitte toimida üldse, eks ju. Nii, okei. Aga mis siis hakkas juhtuma? Vaata sellest sünkroonsus, kuidas töötab. See on fantastiline asi. Mingi aja pärast tema sessioonides, mida ta ei teeks, igal pool on pärandatud emotsioonid. Aga meie sellest ei rääkinud, sina seda tead, et kui me koristame sinus pärandatud emotsioonid, esiteks, sa oled selle võimalik, et sa pärandasid selle emotsiooni oma lapsele. No see on võimalik, see ei ole kindel, eks ju, see ei ole 100%, aga see on võimalik ja ma saan seda kontrollida. Nii, aga samas see emotsioon on tulnud emalt ja nii edasi, mitu põlvkonda, eks ju. Ja kui me koristame selle sinus, siis me koristame terves selles juhas. Või selles ahelas juhas, ja. Selles ahelas me koristame selle kõik ära. Nii, ja ta tuleb ja tal on kogu aeg need pärandatud ema emotsioonid. Ja siis mingi moment ma märkasin, et ütlesin, come on, et näed, nüüd sa ravid oma ema, sa ravid ennast ja ravid oma ema. Väga hea, ema isegi ei tea, aga me koristame emas emotsiooni, ma kogu aeg küsin, et kuule, kus ema käitumine on muutunud, et see jälgi, et järsku käitumine muutunud nagu inimesel. Et see on selline naljakas situatsioon. No vot, nii et ma teen meelduletusega siit sulle, armas vaataja, et me rääkisime siis saate päris alguses siis sellest Toltec Wisdomist Facebooki grupist, kus on siis võimalus sul midagi praktilist nüüd kaasa teha, ennast harida ja lugeda ja endasse vaadata. Nii et see link on sul ka olemas kirjelduses ja siis meelduletus ka, kui sa tunned ennast ära, et sa tahad Igori juurde tulla ja katsetada, näha seda, mis tegelikult mitte katsetada, vaid teadlikult tulla tegeled endaga, mida sa ikka katsetad, siis see võimalus on sul loodud. See lehekülg on meil heart-flow.eu ja selle leiad sa samuti kirjeldusest ja kui sa ütled siis nendel, mis on see kontaktivõtmise leht või vorm, et sa tulid minu podcastist, siis avaneb sulle sealt võib-olla midagi üllatavat. Aga igal juhul anna kindlasti märku, kui sa tulid, sest et siis on mul endal tore teada, Igoril ka põnev teada, kust inimesed tegelikult tulevad ja teil üles leiavad. Nii, aga peatus korra ka minu kogemusel. Ja, muidugi. Ehk siis tuleme selle juurde, et minu kogemus, jah, et
ma isegi ei tea, kus pihta hakata, aga ma olen siin endale pannud nagu natukene ka märksõnu olulisemaid, mis mulle sealt siis välja tulid sellest 3 sessioonist enne. Me alustasime tegelikult, võib-olla konteksti kanda, siis me natuke siin rääkisime sellest ja sa näitasid tegelikult ka selle pealt selle tütarlapse näite pealt, kus sul need taustal siis need ühendused olid näidatud. Kuidas need seotud on, et probleem oli ninaga on ju nii-öelda, aga tegelikult tuli välja, et ta midagi muud hoopis. Ja me alustasime ka siis minu sessiooni üldse kurgu teemaga, mis on nüüd uuesti aktiivseks läinud ja ma näinud, et stress intensiivistab seda ja seda tunnet kurgus, tükitunnet. Ja noh, siis sinu sessioon esimene viis ka kohe selleni, et mul siis tekkis ka füüsiline nagu limakurku, mida pole nüüd aasta toonud enne. Viimane kord oligi siis, kui ma seda saatsin sinna meditsiinikeskusesse seda näidist enne. Et ta kadus ise ära vahepeal sellisest nagu staadiumist või sellisest nii-öelda intensiivsusest. Läks krooniliseks. Läks nagu ära, tõmbas nagu tagasi ka vaata, et ta ei olnud lõpuks ja ma ei pidanud, aga vahepeal ta läks sügavamale. Jah, ta läks nagu peitu nii-öelda, et ta ei tulnud välja enam nii-öelda. Ja mis me siis näeme siin, me alustasime kurgus, kuid tegelikult jõudsime erinevate uskumuste emotsioonideni ja mõne märksõna, mis ma endale siis kirja panin, mis pidevalt esile tulid nende sessioonide jooksul, olid siis päris mitmed erinevad pärandavad emotsioonid. Meil oli seal põlvkondade mustreid ja sa tõid isegi mul välja alateadvusega vesteldes või suheldes, et mingid asjad olid isegi 96 põlvkonda. See oli ja mul ei ole sellist enne mul. See tundus mulle nagu... ma pärast veits uurisin keskelt läbi, kui surevad ju lapsed, eks ju kiiresti ja nii edasi, siis mingi 25-30 aastat, nii et kui sa paned 25 aastat 90, see on mingi 2000 aastat võib-olla või? Jah. 2000 aastat, nii et... Korralik on, et noh, ja siis tuli see välja näiteks palju neid, mul tuli väga palju tugev välja väärtusetust, väärtusetuse tunne, viha, mida ma olen väga palju endast kogenud, igatsust, ma olen sellest rääkinud siin podcastides väga palju, need, kes mind pidevalt kuulavad teavad, et ma olen rääkinud igatsusest nagu kosmilisest võtmest. Ma igatsen koju. Minus on see tunne olnud lapsena saati ja ma mäletan, mul isegi on olnud, ma sulle pole jaganud seda, aga siin vist mõned korrad olen rääkinud, mul on olnud hetki nooruspõlves pubekana, siuke 17-18, kui olen kodus veel nende teemadega juba tegelesin. Selle esoteerika, spirituaalsusega nii-öelda, siis mul on olnud hetki, kus ma istun Lasnamäel hoovis ja nutan ööse pimedasse, vaatan taevasse. Et nagu mingi nii tugev tunne, et tahan koju. Ma praegu tahan ka silmamärjaks minna, sest see on mingi tunne. Ja siis ma olen mõelnud huvitav, et kurat, et kas see on nagu päriselt mingi selline nagu sagedusmälu milleski nagu beyond. Või see on pseudo siin mingisugune, mis tuleb välja, et tegelikult võib-olla on äkki seotud mingisugune asi, mis tegelikult seda tekitab, vaata, et see on tegelikult seotud mingi muu asjaga üldse. Sa võiks tegelikult kommenteerida seda, mis sina arvad sellest? Mõlemad koos, jah. Okay. Ma ise arvan ka, et mingi rikutus on nagu siin, siis sõitnud on mingi nihe, aga osa ikkagi tuleb. Ei, see trigerdab, aga mälu on mälu. See ongi meie, kui siin, kes rahvas usub neid teisi inkarnatsioone või mitte. Ja muidu see mälu avamine on esoteerikas mõnes, tead ühes koolis, kus ma õppisin, see on tegelikult põhiline asi inimesele. Saada tagasi oma mälu. Aga seda on väga raske praegust pikalt seletada, võib-olla sulle räägime või teeme eraldi, räägime nendest karma teemadest ja sellest kõigest, et seal on täpselt absoluutselt loogiline põhjus, mille pärast tegelikult tahta seda on väga loogiline, konstruktiivne ja kasulik. Aga selle jaoks on vaja üldse vaadata elu peale hoopis teise pilguga, mida nagu tavalised inimesed, me ju vaatame praegust vaata lamedalt, eks ju. Isegi nended uskumused, me räägime ikkagi füüsilisest plaanist, kuidas lahendada siin mingeid probleeme, eks ju. Tegelikult, neid tasemeid on ikka palju rohkem. Ja siis ma tahtsin seda jagada, et ongi igatsusenne, siis oli see ebaväärikus, armukadedust tuli palju, vihkamist, viha vihkamine, palju erinevaid välditud emotsioone, ülekoormatust, kõik, mida ma täna tegelikult kogen tunnen, et siukest, siis mis minu jaoks oli uus huvitav, looteaegsed emotsioonid ja viljastuseelsed emotsioonid. Ma pole midagi kuulnudki neist, et saab olla selline asi ja meeldis, et sa seletasid hästi ära ka, et me kunagi ei tea, et sa tõid see näite selle looteaegsega, et emalt pärandatud, kuna emaga olen ma ema üsakaud ühendusena, et siis mulle just meeldis see point ka, et tegelikult täna selles sessioonis ei saa nagu öelda, et kas ema päriselt koges midagi või ta oli lihtsalt pseudoine, et endale ette kujutatud nagu mingi ärevus. Tema uskumuste alusel. Jah, et kas see oli põhjust reaalselt kogeda või ta lihtsalt koges selle pärast, et ta tekitas selle tunde. Ta veel blokeeris selle, saad aru, kogeda võib, see ei ole probleem. Ta blokeeris selle.
see tähendab seda, et see oli nii tugev, millegi pärast jälle uskumus või mingi teine emotsioon. Vaat see on selline punter, ega seda ei olegi võimalik võib-olla, kuigi tead, huvitav asi, et Skava Healing praegust tegeleb sellega, ma olen selle õppeprogrammi juhiga nagu selline tuttav ja Josh üks ja kes tegelikult on kunagine CrossFiti treener. Nii, sellel teemal me ka nagu palju rääkisime. Nii, ja siis ta ütles, et nad töötavad praegus, kuna nende tagasiside on nii metsik. Nad saavad seda database'i sellistest nagu sessioonidest, et nad töötavad sellel kalal ja meil oli eraldi üldse õppeprogramm Future of Energy Healing. Et kuidas hakkab nägema tulevane tervendamine, et on võimalik ennustada, kui sa koged midagi, mingit emotsiooni, missuguseid tasakaalustusi sinu süsteemis see võib välja kutsuda. See on päris huvitav. Nii et võt, jah. No vaat, siis me jõuame nagu tuumaneni, et see kurgu teema lõpuks viis selleni, et mul on väga palju neid emotsioone ja asju kogetud 2-aastasena, 4-aastase mingites etappides, ka 8-aasta number tuli välja sealt, tuli ka pubekaeas mingid numbrid välja, mul loomulikult tuli ka flashbackid kohe mingitest kogemustest, mida ma ise mäletasin ja siis mingid, mida ma tõesti ei ole ammu nagu mõelnud. Aga osad olid korduvad, mida ma tegelikult on ise ka tundnud, et seal on midagi juhtunud tõenäoliselt, et see tuleb meelde juba pidevalt. Ja tulid sellised huvitavad nagu laused või uskumused, et I have no one, be in danger, see oli mul rahaliselt ebaturvalisusega väga tugevalt seotud, et siis tunnustuse otsimine, I have nothing to contribute, there is nothing to have faith in, ja I have no purpose, kõik see, mida ma viimased aastad aktiivselt nagu tunnen. Kuidagi nagu ise hoiad ennast tagasi. Ma tahaks, et sa korra jagaks nagu, võib-olla kommenteeriks ka, kui sa vaatad nagu sellele sessioonile, üldse meie 3 sessioonile otsa. Mis sa... No ma ei ole tegelikult ausalt öeldes võtnud ja need kokku pannud, ma pigem ütlen sulle sellise sisemise intuitsiooni, et kõike, mida sa räägid, see peab paika. Tegelikult ongi kõik niimoodi, eks ju, ja mõnes mõttes ma nägin sinus, kui me räägime intuitsioonist, eks ju. Et isegi see, mida sa teed, see, et sul on podcast, eks ju, ja et sa seda kõike teed, isegi siin võib olla, esiteks see on nagu tavaliselt see kompensatsioon, nagu ma nimetan, eks ju. Et see ei tähenda, et inimene on selle annet. Võib-olla see, et teda suruti niimoodi alla ja tal on vaja tõestada midagi kellegile ja teistele. Ja ta hakkab seda tegema mitte sellepärast, et ta on selles meister, aga sellepärast, et ta sai tänu sellele kurnat. Ta sai nagu liiga. Mul on täpselt sama. No ma võin öelda spordist, eks, miks ma hakkasin sporti tegema, sest ma olin paksuke. Ja nii edasi, eks. Ja vahest mõeldakse, et näed, see on tubli inimene. Ta on tubli tegelikult sellepärast, et ta sai kannatada seal. Ja tegelikult see võib-olla ongi see, et me mõtleme, et see on halb. Aga kui me vaatame karma küsimustest, siis ma ei ole kindel, et see on halb. Me peame seda kogumust saama. Me peame oma elust saama, mina nimetan need karmat nagu nendeks rehadeks, mis on tee peal, eks ju. Me peame nende rehadega vastu otsa saama täpselt nii palju, et jõuda sinna, kuhu meie higher self tahab, et me jõuame. Okei, ma läksin jälle isoteerimiseks. Vabandust. Aga, ja kui me räägime sinust, siis ja ma juba ütlesin, mis ma näen põhilist probleemi sinust. Sinu suhted vanematega ja isaga. See on see, mina tunnetan, et see on nagu põhiprobleem ja näed, ma praegust vaatan, sul on see esimeses sessioonis oli will to be in danger. Et sa nagu tahad olla nagu ohustatud ja. Sest et see hoiab sind nagu stiimulit, see annab nagu sulle mingit, et sul on nagu selline kalduvus. Et nii, et kus see on tulnud, eks ju. Ja näed, 9-aastaselt I'm not okay. No ma praegu räägist uskumustest, eks ju, ma räägin sellest esimesest sessioonist, eks ju. Nii et ma ei oskagi midagi, ma peaks nagu mõtlema, tegelikult ma ei valmistunud selles mõttes, et ma peaks nagu, kuna kliendid on ju tulevad ja lähevad, eks ju, siis ma pean nagu eraldi võtma selle ette. Tegelikult ma teen seda päris tihti, kui inimene käib pikemat aega, sellepärast, et nagu me räägimegi, et me ei saa öelda diagnoosi. Aga kui sul on mingi 5 sessiooni, siis tegelikult tuleb juba mingi muster välja. Ja siis võib öelda, näed, sul on kogu aeg maksaga mingi jura.
et kuigi sa ravid seal põlve, eks ju, oletame, eks ju, aga sul on maksa ka midagi või siis sellega või siis mentaalsete mingid või siis vaatad emotsioone ja vaatad, no tegelikult enamasti kui sa teed pikemalt, siis tegelikult igal inimesel on isegi muster, missugused emotsioonid rohkem tulevad, ma olen seda pannud tähele enda pealt ja teiste pealt, et noh, sellised, seal on erinevatest kohtadest, seal on ju tegelikult 60 emotsiooni, eks ju, aga kuidagi on selline mingi muster ka sealt tuleb välja ja see näitab, et vot just need sündmused nagu on mõjutanud nagu sind kõige rohkem. Siis on juba eraldi küsimus, et kas sa leiad need sündmused, aga läbi belief code ja läbi flashbackide, noh, tundub, et kuidagi see niimoodi toimib. Tegelikult, kui mediteerida, vaata, siin on veel üks hea külg, et kui sa võtad need positiivsed uskumused, mis on antud, eks ju, mis selle sessiooni lõpus me nagu paigaldame, võime paigaldada. See on nagu isegi mediteerimiseks afirmatsioonideks nagu kasulik asi ja samas võid ka mõelda, kuigi ma ei saa seda kõikidele soovitada, sest mõned inimesed jäävad sellest kinni. Nad hakkavad, oi, kui vastik ma olin nii jube ja ta hakkab veel rohkem endale liiga sellega tegema. Ja siis ma ei teagi isegi, kellele soovitada nagu sügavamale minna ja kellele mitte, ma pigem olen vait, eks ju, kui inimene tegelikult tahab, siis ta tegelikult võib ka sealt mingit mustrit leida ja kui ta veel mediteerib või midagi teeb oma nagu selle intuitsiooniga, kuidagi arendab seda, siis tegelikult on võimalik sealt isegi leida ühte-teist. See on nagu selline mini-proto see regressioon, isegi niimoodi. Väga põnev ja ma tegelikult leppisime Igoriga kokku ka, et kui sa hetkel tunned, et sa tahaksid näiteks näha ühte minu sessioonidest, mida me tegime, siis meil on tegelikult need salvestatud. Ma saan saata privaatse YouTube lingi, kui sa kirjutad kommentaaridesse, et palun, ma ei tea, pane sinna mis iganes see märksõna siis on. Tahan rohkem teada või kirjuta, et tahad lihtsalt vaadata seda, siis ma saan sulle saata, et seal on. Mis on Krisi aluspükste värv? Jah, siis ma saadan sulle selle sinna. Et mul viimane sessioon oli uskumuse teemad ja lihtsalt näed seda protsessi ka. Igorit sa küll seal minu meelest ei näe. Aga seal on ekraani sees. Aga seal on see jagamine olemas. Ei olegi mille jaoks mitte vaja. Et aga sa näed seda, mis seal, kuidas sessioon käib, mida siis Igor teeb seansi ajal, kõik meie heli jutt on peal ja saad siis lihtsalt näha, kui sind see tõesti huvitab ja tunned, et see on koht, mis võib-olla aitab sul kuidagi, ma ei tea, paremini aru saada või rohkem, ma ei tea, usaldada või mis iganes seal on lihtsalt uudishimulik, siis see võimalus on olemas, et selle ma hea meelega võin vaatamiseks saata. Nii, kas meil on midagi veel siia lisada? Ei ole vist. Uskumustele? Ja. Või sinu kogemusele? Minu ja uskumust mõlemale. Sinu kogemus, sina räägid. Ei, mul vist ei ole lisada midagi, see ma arvan lihtsam on võib-olla tõesti, kui inimene ikkagi vaatab, et sest ma ei ole ka enda jaoks suutnud läbi töötada sellise viisil, et mis nüüd siis nagu muutunud või toimunud on. Ma näen seda, ma nagu ütlesin sulle eile või millal me rääkisime eile vist jah, et ma tundsin mingit kerget rõõmu nagu joovastust või pulset siin üks päev, mitte hüsteeriliselt oleks või eufooriliselt oleks naerma hakanud kuskile, aga lihtsalt kõndisin siit 100 meetrit poodi ja siis poodi kõndides tundsin, et ma olen kuidagi nagu õnnelik. Nagu õnnelikkuse tunne tekkis. Ma väga harva tunnen ennast kohas, kus ma vaatan, et ma olen kuidagi õnnelik. Pigem on see, et ma avastan ja teadvustan, et ma olen jälle stressis. Fuck, jälle on see pekkis. Jälle mõtlen selle asja, jälle ma ketran seda paska. Noh, et nüüd ma nagu avastasin, et ma siiralt tunnen, ma olen õnnelik praegu. Olid see hetk? Olin see hetk, see oli nagu tõesti hetkeks enne. Võib-olla ma olin pikemalt, aga see hetk ma teadvustasin, et ma kogen praegu nagu rõõmu ja nagu sükest õnnelikkust. Kujuta ette, kui me saaks niimoodi pidevalt olla. No jube hea tunne oli. Ja sinna peaks nagu vektor peaks olema sinna pool. Nii et see mõttes jah, et aga ma ka ei ole seda analüüsi lõpuni teinud ja eks mul on huvi nagu neid sessioone veel teha. Et ja ma olen ka naisel rääkinud ka, siis naisel tekkis ka nagu väga suur huvi, et kuidas ikkagi nagu, mis on nagu... Mul oli ka täna, ma just mõtlesin su naise peale, mõtlesin huvitav. Aga kas tema oleks valmis? Vaata, ma käisin praegu selles Lätis selle Butiba, see on nagu ühenduses midagi taolist nagu Läti kõige suurem selline, ma ei tea, kas ta on kõige suurem festival nagu oma telgiga seal nagu ja muideks ma kavatsen Eestis ka minna. Tule mikrofoni. Ja vabandust, nii. Ja seal oli huvitav, tuli baar.
Ja see programm oli selline, et ma leidsin ainult, ma ei teinud täissessiooni, kuna see on pikk, eks ju. Ja ma ei olnud kindel, et rahvas tahab teha nii kaua ja kas ta on nõus maksma selle eest ja nii edasi, nii edasi. Siis ma tegin mõtlesin välja sellise formaadi, et ma leian ainult teatud fookusega mingi, no need uskumused, eks ju, puudutamata kõike, mis on all, kuna sessioon näeb välja niimoodi, et sa leiad uskumused, siis sa pead koristama kõik emotsioonid, mis seal all on, need telliskivid, siis veel mingi teatud energiat bodycode'ist ja siis, kui see on koristatud, siis lähed sa tagasi ja siis koristad need uskumused ära ja siis kolmas variant on, et paned sinna mingid uued programmid nagu positiivse konnotatsiooniga, paned nagu sinna, salvestad sinna, nii. Aga tuleb paar ja tavaliselt on niimoodi, et naine, jaa, ma tahan teha, et vaata, mul on vanema tütrega mul ei ole kontakti. Ja siis ma leian kõike, mis tal ka vastu, ta istub ja ei, kuidas? Seal on umbes niimoodi, let it go, no selline kontekst. Anna järgi, let it go. Kuidas ma annan? Ma pean kogu aeg kõige kontrollima. Kuidas ma tean? Ma pean sellega lapse sinna kooli viima, ma pean toitu tegema, ma pean talle järgi, ta läheb kuskile talt, ma ei tea, muusikakooli. Ma ütlesin, kes sulle ütleb, et sa pead? Kes sulle ütles seda? Sa võid tahta seda teha. Sul võib olla siiras soov. Miks sa pead seda tegema? Sa ei pea, kes sulle ütles? Kuidas nii? Ja siin tekivad need programmid. Ei, vanemad peavad, lapsed peavad aitama vanemaid. Lapsed võivad tahta siiralt seda teha. Nad ei pea seda tegema. See on sotsiaalne programm. Kuidas nii? Vanemate järgi tuleb ja täpselt samad kui vanemad. Kuule, laps on täiskasvad. Tal ei ole rohkem vaja, ta läheb enda teed kõik. Ära topi sinna oma nina. See positsioon, eks ju, sama tegu, eks ju, aga see vaatepunkt on nagu erinev. Ja siis tulevad see, ja siis lõpuks naine teeb selle kõik ära, ütleb, et okei, nüüd teeb mees, leian mehel on suu lahti, kuna tal oli mingid äriprobleemid, ta ei saanud nagu, kuidas öelda, ta ei olnud kindel endas, et kuidas nagu, muides umbes sama nagu see noormees siin Eestist, et ta ei suutnud nagu, ta kartis nagu küsida korralikku hinda, ta tegeleb ehitusega seal, eks ju. Maju müüb ja ta ütles, et mul on nagu mingi probleem ja siis ma leidsin, tal oli suu lahti, ma tahan kohe edasi minna, aga kuna mul ei olnud inimesi nagu see, kes tuleksid seda lühikset sessiooni tegema, ma ütlesin okei, et mis siis on, et näed, maksab nii palju ja teeme siis nagu täissessiooni lõpuni ära välja ja tema tegi, naine ei hakanud tegema. Ta ei ole nõus sellega, saad aru? Ta vist mõtles, et ma mõtlesin selle välja, no midagi selle taost, eks ju. Vot see on see sama pidur, kus juures ma olen seda märkanud päris palju, vaata mul isegi ka sõbrad, kes on sellised isekad, no kuna kõik ärimehed on isekad ja eriti ja veel siis spirituaalsed, vaata kõik minu kursused, isoteerikud on ikka sellised, saad aru, kui te mõtlete, et isoteerikud on sellised ideaalsed, täpselt vastupidi, igal pool on inimesed, saad aru, inimesed on sellised ja sellised, teadlikud ja mitte teadlikud, sul võib olla, sa võid olla selgelt nägija, sa võid olla kõike muud, kui sul on teatud uskumussüsteem või sa oled ennast täis. Ja see piirab sind ja sa ei näe seda, mis ümberringi on, sa arvad, et kõik, et see, mida sina arvad, täpselt niimoodi on. Ja kõik need inimesed, kes on isekad, siis nendel ta ütles kogu aeg, kuule peale sessiooni kogu aeg nagu pea natuke valutab. Muidugi, mille pärast? Sul on see vastu surve, lase lasti, let it go. Aga alateadus, no kuidas niimoodi, kuidas ma kaotan kontrolli, ma olen kõik lapsed siin, nii äri see viis, laos viis selle kasti sinna, mina pean kõik jälgima, kuigi ma olen omanik, kõik kontrolli, lase see lahti. Mitte midagi ei juhtu seal. Ei, no muidugi sa pead juhtima kuidagi, sa pead protsessid käima panema, aga sa pead igalt poolt ninad pidi nagu selle sees olla. Ja täpselt selle emaga on täpselt sama. Oi, kas ma panin sallikese nooremale pojale kõre peal, mina tean ennast. Ta läheb uksest välja, võtab selle salli ära. No mida sa pingutad sellega? Lase ta minema. Las ta teeb seda, mitte midagi temaga. Oi, viirus, mis ma teen, autoga ei, bussiga ei tohi sõita. Tegele tema immuniteediga, tegele emotsionaalse sfääriga, aga mitte karda, kui ta ei leia selle viiruse bussist, siis ta leiab selle teisest kohast. Küsimus ei ole viiruses, ta on igal pool. Küsimus on selles immuunsüsteemis ja tema vastupidavusest. Nii et noh, see on sellest, mis me rääkisime, eks ju, et naise suhtes, et mõni naine ta ei tahagi nagu sellega tegeleda. Või üldse inimene, mitte naine, või see oli lihtsalt juhus, eks ju, tuli nagu meelde, aga mõni inimene ongi selline, et ta kuuleb sellega, mul oli üks selline ka seal Peterburist, et
käib kirikus ja seal palvetab kogu aeg ja kõik, ja nii kui ta hakkab talle, ise psühholoog. Siis ma laen talle välja, see on selge, see on psühhosomaatika, see on selge, kõik ma lähen ise tegelema. Ja ma tean tema sõbrannet. Ja niimoodi 10 aastat. Mitte midagi inimene ei tee. Kõike ta teab ja juba psühholoogid, ta on ise psühholoog. Ja juba teised psühholoogid jooksevad tema eest ära. Sellepärast, et see on mõttetu sõltuvus, ta tahab tulla kellelegi seda rääkida. Mitte midagi teha, lihtsalt rääkida. Ja need psühholoogid ütlevad, et kuule, me ei tea juba, mida talle rääkida, et okei, ta maksab raha, see on muidugi aga lõppude lõpuks meil on ka nagu kannatus, eks ju. Et me ei taha juba seda klienti. Et võt sellised asjad nagu juhtuvad. Väga huvitav, jah. Ja kui inimene ei taha, siis inimest aidata ei saa. Täpselt. Okei. Kui mitu, räägime korra sellest, tegelikult sa ütlesid ka teema, ma tahtsin küsida, mitu sessiooni inimese vaja, aga muidu meeldib, et sa tegelikult tõid näiteid, et sa sõltud täiesti inimesest. Aga tuleme korra ringiga tagasi toitumise juurde. Astume siit beliefist, body code'ist ja emotion code'ist üldse korraks välja. Kui sa just ei tunne, et sa tahad midagi väga konkreetselt jagada veel? Mulle ei, võib-olla tuleb midagi. Mul on selline tunne, et vaata, kujuta ette, et see ei ole 2 tundi või 3 tundi ja 15 minutit. Tere. Mis on kõige suurem probleem? Uskumused, nägemist. Kõik. Ja, et polegi rohkem midagi rääkida.